The Ocean Race sai alguse juba 1973. aastal, et põhimõtteliselt see on võistlus hulludele, heas mõttes hulludele. Paljudel on see ka elus nagu kinnisideeks ja sellele pühendutakse täielikult. Sel aastal algas võistlus Alicantest, seesama linn, kus siis ka see muuseum on, 15. jaanuaril, nii et võib niipinna öelda, et ma jäin umbes nädal aega hiljaks, et oleks saanud ka nagu stardi juures olla, millest on nagu nüüd takkajärgi ikka meeletult kahju, aga mul ei olnud halli aimugi. Lihtsalt nüüd, kui ma nende kodulehte lugesin, siis oli, et oih, näed siis, nädal aega jäin hiljaks. Muuseum ise on külastajatele tasuta, kohe sadamas. Väga mõnus muuseum on. Võib-olla oleks tahtnud rohkem näha mingisuguseid isiklikke esemeid ja lugusid, personaalseid lugusid ja lugusid esemetega. Aga ta annab siiski ülevaate sellest, millega on tegu, kuidas elatakse, ollakse. Selle võistluse mõningaid videoklippe on vast paljud näinud ja vaadanud ja nii ka minagi ja iga kord on lihtsalt vau. Et nagu muud ei olegi öelda, et need mehed, kes seda sõidavad, et need on küll nagu terasest nii füüsilises mõttes kui vaimses mõttes, et siukest võistlust kaasa teha. Et see on ikkagi täielik maraton. Kindlasti väärib külastamist ka Alicante linn. Sellest tuleb eraldi video, aga ma tahtsin selle muuseumi kuidagi iseseisvalt videosse noppida. Et kes satub Alicantesse, siis kindlasti sadamast tasub sinna muuseumisse sisse võigata. Muuseum on tasuta. ¿Cuántas las bolas? ¿Los Lo trofeos? computaban en la primera etapa. No los trofeos. La pista de la evolución. Competition and adventure, that's what the whole place is.